Tervist, minu nimi on Georgi ja paljud teist teavad mind kui poksitreenerit. Ja täna minu eesmärk on siis teha ja esitada teile hulk videosid, mis aitaks igaühele teist, kellel on soovi kodus harjutada neid poksiharjutusi, mis aitaksid teil toime tulla rühmatreenides, sest paljud inimesed tulevad minu juurde hooaja sees ja nad ütlevad, okei, mida me peaksin tegema. Ja siis mõtlen, kuule, et tee neid harjutusi ja kahjuks, kuna mul on ainult üks rühm, siis terve rühm jääb neid uusi inimesi ootama. Ja selleks, et kuidagi parandada asja, ma tahangi esitada teile hulk iseseisvaid harjutusi, tavalisi harjutusi, mida te võite teha oma kodus selleks, et te oleksite enesekindlamad siis, kui te tulete ükskõik mis poksisaali. Nii, et kui me räägime siis poksi asendis, siis kõigepealt me peaksime pöörama tähelepanu meie seljale. Tavalises elus me üritame käia sirge seljaga, mis on väga hea. Kui me räägime poksitrennides ja poksis kui spordialast, siis kui me näiteks hakkame kaitsma oma pead, oma keha sirge seljaga, siis alati mingisugune koht on lahti. Kui me kaitseme lõuga, siis keha on meil lahti, kui me kaitseme keha, siis lõug on meil lahti. Selleks, et me suudaksime oma kätega kaitsta terve meie ülemine keha, me peame tegema sirges seljas selline ümar, ehk siis ma nimetan seda kilpkonna seljaks. Ehk siis niimoodi, hopp, näete, asi läheb natuke ümaraks, aga see aitab mulle paremini kaitsta nii oma keha kui ka oma lõuga. Ja siit ma hakkan juba tegema lööke. Pumps, pumps, pumps. Ja pange tähele, vaadake, et mina keeran alati selg sisse, see aitab keerata õlg sisse ja siis esiteks teeb rusika, löögi pikemaks ja teiseks on ju, see annab löögile rohkem jõudu ja kolmandaks see kaitseb minu lõuga, pumps. Sest kui ma löön lihtsalt käega on ju, ja sirge seljaga, lõug on mul lahti. Tüüpiline viga. Kui ma teen selja ümaraks, pumps, ja siis keeran õla sisse, siis näete, ma suudan oma õlaga kaitsta oma lõuga. Ühelt poolt, nii teiselt poolt. Ühelt poolt, nii teiselt poolt. Tähtis on pöörata tähelepanu, et me lööme täpselt oma nina ette selle harjutuse sees. Ja teine asi on see, et pea ringi ei käi. Mõtleme, et läbi meie pea on ehitatud mingisugune, ma ei tea, post või nael, et pea on täiesti sirge ja siis õlad käivad ümber meie pea. Pumps, 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 pumps. Oot niimoodi. Rusikas keerame sisse on ju, ja siis lööme täpselt oma nina ette. Sirgi on mitte viltu, nagu paljud tihti löövad, vaid ette. Ja alati keskendume selle peale, et me keeraksime õlg piisavalt ette. Pumps, pumps, pumps. Üks rusikas on ees, küünarnukk on siin keha vastas. Tüüpiline viga on see, kui me tõstame küünarnukk üles ja teeme selliseid lööke. Ma isegi ei oska valesti näidata, aga ma proovin, jah. Alati vaatame, et küünarnukk oleks keha vastas.